helikunsti valdkonna peapreemia. Toomas Siitan. Toomas Siitan on tunnustatud muusikateadlane, kes lisaks süvitsi minevale uurimistööle on harva esineva laia haardelisusega panustanud Eesti muusikasse nii publitsisti, õppejõu, interpreedi kui korraldajana. Olles juba 30 aastat Haapsalu Vanamuusikafestivali kunstiline juht. Kõige olulisem on minu jaoks muusika ja kõik need asjad, mis muusika ümber on. Ma olen killustunud erinevate tegevuste vahel. Ma ei oska nagu ühte vagu ajada, sest et kogu aeg tundub see, mis seal kõrval on, nii hirmus põnev. Ma arvan, et Eesti muusika ajalugu pärast seda loengut ei ole enam endine. See, mida me oleme viimastel kuudel avastanud, see on pööranud pea peale ja arusaamise enda loost. Tudengi ajal ja tükk aega pärast seda ma laulsin ju Filharmoonia kammerkooris. Ja see aeg sai kuidagi täis, muud tegemised muutusid aina olulisemaks ja need asjad ei andnud enam ühitada. Aga see muusika sees olemine ja ka laval olemine, see oli kuidagi nii minu külge kasvanud. Samas ka see kogemuste hulk kokku 12 aastast oli kogunenud. See kuidagi otsis niisugust realiseerimist. Seoses oma 94. aastal asutatud festivaliga need võimalused jooksid kuidagi kokku ja ega ma ei ole ju ennast väga palju dirigendina realiseerinud, aga ütleme, see üks nišš on minu jaoks olnud hästi emotsionaalselt hästi oluline. Aastate jooksul on Toomas Siitan pühendunud suuresti just vanamuusika uurimisele ja ettekandele. Siin on mõned pildid, mis jäid minu kätte 70. lõpul. Nüüd on plaan keskenduda kaasaegsele muusikale. Ja Arvo Pärt on nüüd järgmisteks aegadeks võib-olla minu huvi keskmes. Aga siin on mõned soliidsed pildid heliloojast. Muusikateadus on hästi palju muutunud. Kui me varem tegelesime eelkõige isikulugudega ja heliloojate teostega, et siis nüüd me oleme hakanud rohkem tähele panema ühiskonda. Kui me praegu näiteks kirjutame uut Eesti muusikalugu, et siis me püüame ka kuidagi kirjeldada seda keskkonda, milles see muusika sündis, mitte rääkida ainult muusikast enesest. Meist ju räägitakse väga palju kui laulurahvast ja sellest, kuidas me oleme ennast kõigepealt rahvuseks laulnud, takkapeale veel vabaks laulnud, aga see, kuidas nagu sügavamalt muusika meie kultuurilisse olemisse puutub ja mis lood selle taga on või õieti, et mis osa on muusikal meie lugudes, see nõuab nagu muusikateadlaste poolt sellist süvendamist. See ei ole lihtne temaatika, aga see on tohutult põnev.